Ma olen telehommikus olnud igat moodi, aga sokkis ma ei ole veel olnud. Aga sellel on oma põhjus. Brit, tere hommikust. Tere hommikust. Lähenemas on jõulupidude aeg, lähenemas on aastavahetus, ei ole ka väga kaugel enam. Ma saan aru, et daamidel võib-olla tuleks meelde tuletada, kuidas kontsakingadega käia. Ega ma kellelegi liiga praegu selle sissejuhatusega ei teinud. Tegelikult ei tee, sellepärast, et Brit, palun paranda mind, kui ma eksin, aga tegelikult on meie juures ikka päris palju naisi, kes tegelikult ei oskagi kontsakingadega käia ja vot ei ole ka väga ilus seda vaadata. No ja selles mõttes üks väga oluline fakt on see, et kunagi ju kontsadega alustasid üldse käimist mehed, eks ju. Ja nüüd siis naised on selle oma peale võtnud, selle vaeva ja raskuse. Ja tegelikult kuna me enamuspäeva kõnnime jalanõudes ja tihtilugu need ei ole kõrged kontsad ja isegi kes käib igapäevaselt kontsakingadel, siis ta ikkagi vaevab lõpuks jalad ära. Ja kuna ikkagi tallad ja päkad on meie vundament, ja seal all on väga palju närvipunkte, eks ju, me teame, et seal on refleksoloogia punktid ja on hästi oluline neid stimuleerida. Ja see algusosa, ma näitan teile täna 5 harjutust ja see algusosa sobib absoluutselt ka meestele ja on tegelikult väga vajalik. Ja ma arvan, et te olete selles mõttes hea testpaar, et kuna on vara hommikul olnud ärkamist, pea on võib-olla natukene siin küll juba suriseb ja on erksus täis, aga ütleme niimoodi, et see päkaseeria mõjub nagu energiajook. No proovime. Proovime järgi. Tähendabki seda, et iga kord enne seda, kui ma lähen tõesti ka panen peoõhtuks kingad jalga, ma peaksingi hakkama tegema harjutusi. Ideaalis oleks, sellepärast, et siis su õhtu möödub väga rõõmsalt ja mõnusalt. Et ei ole tallad valusad ja nii edasi. Nii, just, mis see esimene harjutus oleks? Nüüd kõigepealt murra oma varbad niimoodi mõnusalt enda all. Lihtsalt niimoodi? Ja, pane nad lihtsalt painduma. Okay. Ja siis sa kõigepealt saad aru üldse, kuidas sul jalad painduvad, kas nad üldse liiguvad? Ei ole probleemi vist. Väga tore. Osadel inimestel tänapäeval isegi enam ei paindu need varbad. Muidugi ma näen, teil lähevad need kaugemale, kui mul lähevad. Ma järeldan, et te olete mõlemad kontsakingi kandnud varem. Küllap vist. On kunagi ette tulnud. Kuule, oota nüüd, näita nüüd. Nii, aga vaatame, kuidas teistpidi. See ei ole võimalik. Jalg on sirge või jalg on kõver? Põlves kõver ikka. Aga ma võin tulla mõlema selle peale. Aga ära nüüd japsi, ära jama. Nii, kuulge, aga võtame järgmise. Nüüd murrame varbad enda alla. Ja nüüd jälgi, et sa ei väldi seda suurt varvast, sest paljudel on tekkinud nii-öelda see suure varba kont ehk siis hilluks ja see on üks asi, mis teeb väga palju piina just kontsakingadel. Kuule, aga kas see on okei, et mul üks läheb rohkem, teine läheb vähem? No järelikult ongi jalad natuke erinevad, aga seda ma soovitan tõesti teha. Alguses ta on valus, aga kui sa järjest teed, siis need varbad lähevad pehmemaks. Nii. Ma nagu saan aru, et see on naistel kuidagi füsioloogia teistmoodi selle koha pealt, sest mul ikka ei lähe. Tuleb natuke liigutada. Ma arvan, et see ei ole lihtsalt ennast ammu niimoodi venitab. Vaadake nüüd harjutust. Nüüd on niimoodi, et sa paned suure varba ette ja teised varbad taha. See ei ole võimalik ju. Nii proovi. Ja see on nüüd tõesti väga vajalik nendele, kellel on juba see varba kont tekkinud, et venitada seda, aktiveerida seal tallal, võlvi all neid lihaseid. See on väga-väga vajalik venitus. Nii et vajutad otse selle risti peale nii-öelda, kus sa murrad need. Kuule, aga sul on Brit, et see ebaloomulikult läheb see täiesti. No eks ma olen harjutanud. Jaa, sest et minu peres jookseb, naisliinis jookseb ka see hilluks, aga näed, minule see ei ole tulnud, sest ma tegelikult väga palju tegelen nende päkkadega. Mul on ka see, et mul on geneetiline ongi see kondikene seal. Sa tahad öelda, et kui ma oleksin neid harjutusi teinud, siis mul poleks jõukest asja praegu. Ma tahan öelda isegi, et kui sa nüüd neid harjutusi hakkad tegema, see läheb paremaks. Lõpeta. Annad oma sõna selle peale. Kaua mul aega läheb? Ma tahaks homme juba. Teeme niimoodi, poole aasta pärast kontrollime, siis sa peab tõesti tegema. Aga iga päev siis või? Jaa, käi niimoodi varbad korraks iga päev läbi ja sa tunned, et see annab sulle, tunned, kuidas energia hakkab tõusma sealt tallalt üles. Kuulge sõbrad, aga siis vahetult enne suvehooajale minekule. Me kontrollime, jah? Tuleb Brit tagasi stuudiosse ja vaatame varbad üle. Nii. Aga nüüd, kui meil on varbad ja päkad ette valmistatud, nüüd tõuseme varbale. Ja see on ka asi, mida tegelikult inimesed väga vähe teevad. Ebareaalne, kui kõrgel sa tõused. Sina ka, Eeva, mis te teete nalja või? Ja tegelikult mina soovitan kõikidel, nii meestel kui naistel hommikuti, kui sa pesed hambaid või teed kohvi või liigud kodus, käi vahepeal kikivarvukil, sest see esiteks on väga hea rühile. Tule mu kõrvale, palun. Teiseks, see treenib sul võlvi aluseid, eks ju. Kuidas me saameks küll? No katsuge nüüd hakkama saada. Ei, ma tahaks just vaadata, ma ei julge Briti juurde üldse minna, sest Britil läheb see nii kõrgele, see kuidagi see tõus. Ma võin tuge anda. Ole jah, sest et kuidas nagu, see ei ole võimalik. Jalal seisma, seisa kahel jalal.
nii. Ja nüüd üks nõks veel, mis on samamoodi meestel vajalik. Kui sa paned oma käed puusadele, tule korraks kandadele tagasi, kui sa paned oma käed puusadele, siis tegelikult puusad on asjad, mille me oleme enamus inimestest kinni istunud. Ehk siis väga raske on kõndida kontsadel niimoodi, kui su puusad ei liigu. Nii et alguses tuleb saada oma puusad veidikene liikuma ja kui sa kodus omaette kõnnid, siis sa võid natuke üle forsseerida, et lihtsalt nõksutad neid puusi küljelt küljele. Ma vaatan. Ma jälgin. Aga mul on kogu aeg see küsimus tekkinud, kui naisterahval, sest ma tean, ma olen tõesti aus iseenda vastu. Ma kõnnin nagu part. Ma ei kõnni ilusasti. Siis ma olen mõelnud, et kuidas ma kõndi parandada, aga sa mõtlengi, et kas peaks tegema niimoodi, et jalg läheb ikkagi niimoodi jalaga risti. See on mingi modellilavade asi. Kui sa puusad paned liikuma, siis ta lähebki õigesse kohta, see päkk. Oot, aga just ma olengi oma puusad kinni istunud. Ja siis kodus harjutad niimoodi, pesed hambaid ja samal ajal nõksutad oma puusi küljelt küljele ja tegelikult see on hästi mõnus saada need puusad liikuma. Aga sääred lähevad krampi ju täiesti. No alguses lähevad, aga sul ongi vaja seda, et sul läheksid need lihased tööle. Oota, mis otsid, et kui sa kõnnid nüüd sedasi, et siis selg... No kui sa vaatad, eks ju, ta iseenesest lükkab sind üles ja raskuskeskme natuke ette. Kõht sisse ja see õlad taha kuidagi. Just, sisse ja õlad on normaalselt all ja sirutad, sest sa ei saa muidu püsida siin varvastel. Sa pead nagu rakendama lihased. Aga võt, selles on küll üks võim, et kui sa paned ikkagi naisterahvana kontsad jalga, siis sa tõstadki sind niimoodi üles ja sa oledki, no ütleme nagu power womani asendis kohe automaatselt nende kontsadega. Ja nüüd ma saan aru, et mina olen ainuke, kellel on siin kontsad. Antud juhul küll. Nüüd saamegi vaadata seda, et kui mul on see raskuskese tõstetud ja mul puusad kergelt liiguvad, ma ei pea nüüd enam üle forsseerima selleks, et mul oleks nagu mugav kõndida ja ma lähengi, selg on sirge ja ma tunnen, et mul on tasakaal paigas ja siis ei juhtu ka seda, et mul jalg kuidagi libiseb, sest et mu raskuskese on ees ja ma väga palju liigun läbi päkka. Kuule, aga see toimib ka tegelikult libeda teega, mulle tundub see sama mõte. Väga õige. Ja libedal teel on veel see, et natuke põlved peavad olema nõtked ja raskuskese ees, nii et kui sul jalg libiseb, siis sa võtad nii-öelda, korjad oma keha ja et ma tahtsingi elegantselt niimoodi teha. Just täpselt niimoodi. Nii et selles mõttes kontsadega natuke peab päkaga tööd tegema, et jalad ei väsiks ja ei tekiks nii-öelda keset üritust sellist valu. Nii et ma käin korra veel need harjutused läbi. Need olid siis niimoodi, et kõigepealt esimene, mis me tegime, oli tõstsime lihtsalt üles. Just, lihtsalt natukene murrad varbaid. Lihtsalt sa ei pea isegi suruma väga peale, lihtsalt murrad natukene. Siis oli see, et me panime niimoodi teistpidi murad taha poole, eks ole? Mõned korrad läbi teha. Ja siis oli see, et suur varvas ette, ülejäänud varbad taha. Just, ja siis surud nagu niimoodi otse kergelt peale. Ja kodus võib teha seda vaiba peal, sest algul ta on tõesti valus. On, jah. Ja siis, kui seda tõesti igapäevaselt teha, siis jalgade toonus paraneb ja ka siis varba kondi probleem võib laheneda, mis tegelikult ongi väga paljudele naistele probleemiks. Aga kas kontsa kõrgus on ka, et kui seal need on, siis pole vahet, kui kõrge konts on, et kõigega saad hakkama? Ütleme niimoodi, et eks igaüks peab leidma endale selle mugava kontsa. Et kes on harjunud kõndima kõrgemal kontsal, ikkagi teed selle päkatöö ette, sest et neid jalgu peab ikkagi hoidma. Ma tegelikult tulen korraks tagasi selle intervjuu alguse juurde, ma ütlesin, et on kahjuks palju naisi, kes kannavad kontsi ja kõnnivad nendega pole ilus vaadata, sest et see keha liikub loomulik. Mis on soovitus, kas valigu siis lühemad kontsad näiteks? Üks asi võib-olla natuke lühemad kontsad, aga sa näitasid väga õige asend, et on see, eks ju, see nutikael ees, puusad vajuvad ette ja siis minnaksegi niimoodi. Kunagi Kristel Aaslaid tegi väga toredasti seda liikumist, eks ju. Aga tegelikult tõstad ennast üles, sirutad ilusti, lõdvestad õlad alla ja sa liigud niimoodi, et sa oled oma jalgade kohal. No ma praegu teen, eks ju, forsseerin üle, aga et sisuliselt, et sa liigud koos oma jalga, sa ei jää jalgadest maha, vaid sa liigud koos jalgadega. Väga tore. See on see.